Ahoi kotkad, mis toimub siis? Tänast videot alustame väga hea uudisega, et lõpuks on läinud meil see Vagla farm tööle. Et käisin siin mälukaarte välja võtmas, paar elukat ka peale jäänud, panen siia vahele. Kontrollisin seda Vagla farmi ka, aga nüüd on lõpuks nagu soe olnud, et olidki vaglad seal ilusti kankus, aga mis ma siin nüüd tee peal jutustan, lähme sinna koha peale ja vaatame, varesed karjuvad sellepärast, et seal pesas on juba, väiksed ronivad juba vahepeal pesast välja oksa peale istuma, aga ma ei ole käinud filmimas seda. Minema mingi teise kaameraga. Drooniga ei julge ka sinna ligi minna, need hakkavad sinna drooni ründama. Ahah, sipelgapesa meil siin ka, tiivulised on ka väljas. See on ka oluline asi meil siin maa peal. Siin saab ka natukene ellujäämisjuttu rääkida, kui koolitusi hakkab tegema. Et on hea, kui on oma maa peal kõik igasugused, mütsi tuleb jaastra. Igasugused asjad olemas, aga nüüd selle põneva asja juurde, et me oleme nüüd siin Vagla farmi juures ja siit on juba näha. Poisid sagivad sees ja keegi ülevalt välja ei ole roninud, sest et meil on saepuru siin ja kõik ilusti toimib ja teeme nüüd hops lahti. Ja esimesed tüübid on sees, aga mis nüüd teeb? Meil on siin need raisamatjaid ka jälle, et kallame selle ühte kilekotti ringi ja siis kodus arutame, nii-öelda neid sorteerime ära, et ma kallan nad lihtsalt, panen teid kuidagi siia puu otsa kaameraga, kilekoti sisse selle sisu tühjaks ja ma tahan siia uut seda saepuru ka sisse, sest kui nad lägased on, ronivad mööda seina üles, aga saepuru teeb nad nii-öelda kuivaks ja siia pole vett sisse sadanud, kõik on väga timm ja kallame need lihtsalt siia kilekotti ja kodus siis sorteerib putukad ja vaglad eraldi välja, et esimene saak ei ole palju, aga homseks kalastuslaagriks juba värsket kraami olemas, nii kallame selle siia kotti. Nii, kott kinni, pärast kodus nokime välja vaglad. Ma arvan, et paneme võib-olla, ma ei tea, mõtleme välja, kuidas on lihtsamini kätte saan siit. Ja siis mul on kotikene uue saepuruga kaasas. Ja kohe piilume sinne sisse ka, mis seal sees toimub kastis, aga selle paneme kohe siia. Tagurpidi sisse saepuru ja siis loomulikult siia üles oma asendisse tagasi. Mul on hea meel, et see töötab, see lahendus niimoodi, et kiiresti kätte saab, et nad ikkagi kukuvad siia sisse, et näed, ma näitan paremini, mis ma välja mõtlesin selle süsteema siia, et ilusti toimis, kukuvad ilusti siia sisse ja mööda ei lähe. Et see on väga hea, natukene veel liigutan seda, et ilusti kõik sisse pudenevad ja nüüd teeks selle kaane lahti ja vaataks siia sisse ka. Kurat, kuidas ma saan, võtan selle kaane maha ja siis näitan teile, ma panen kaamera kuskil eemale praegu ära, teid siia puugise rohu vahele, jah. Põnev, omal on ka põnev, mul oli esimest korda siukene vagla toodang, mis siin siis on, ahah,
siin on juba kraami juurde vaja. Tähendab, ma hetkel siin liikumist ei näegi. Need on nagu raisamatjad kõik juba ära söönud, siin on mingid kestad ainult. Liha ennast ei ole, ehk siis tuleb juurde tuua kiiresti. Vaklasi liikumas ei näinud, rohkem praegu tuleb kiiresti juurde tuua liha siia. Eks homme poisid kalastuslaagris püüavad, loobime särge täis jälle ja sest et siin kalarapetest need olidki ju tekkinud. Homseks kalastuslaagriks vabalt piisab siin konksu otsa, võib-olla isegi sööda sisse midagi. No mul on veel tegelikult mingist eelmisest korrast poest ostetud vakla ka järgi. Aga see on super, Hea küll. Vaatame, kuidas me nüüd siit, võib-olla nopin näpuga välja need siit saepuru seest, ma ei hakka mingit süsteemi tegema, kuigi saaks teha nüüd niisuguse sorteeringu jälle, et paneks nad kuskile kaldpinna peale, nad hakkavad jälle ülesse poole roomama, et saaks nad eristada siit selle saepuru seest nüüd välja. Vaatame kodus, mõtleme mingi süsteema välja. Ja mis siis välja mõtleb? Kuidas neid siis saepurust ja asjast eraldada? No eks peab võib-olla muud putukad ka välja nokkima, ma ei tea kuidagi, aga põhimõtteliselt no sellest suuremast saepurust vähemalt välja saab nad. Et noh, kallan siia renni peale need ja siis eks nad saepuru jääb siia maha ja eks nad hakkavad siit siis elukad kõik, kes kuhu suunas, ma ei tea, kahel pool on tünn välja roomama ja võib-olla me suudame need putukad siit raipematjad kiiresti kohe eraldada, sest vaglad on vist aeglasemad tüübid või ma ei tea, kohe saame teada. Ühesõnaga, ajame selle sodi siia niimoodi. Ossa raisk, milline sagimine läks lahti, vau. No nii, see mass hakkab siin liikuma, me peame natukene tõmbama. Oi, kurat! Keskele poole seda asja. Oot. Võib-olla peab seda asja veel 2 korda tegema, no vaatame, mis toimub. Tüübid hakkavadki panema, kes üles, kes alla, nokkima need. Oi, milline elu käib. Aga noh, võib-olla 2 korda seda tegema, nad ajavad seda saepuruga siia kaasa liiga. Tähendab, jah, see on allapoole kaldu, nad ajavad seda saepuru kaasa siia liiga palju. Aga no vaatame, mõtleme võib-olla mingi parema lahenduse välja. Et ma praegu lihtsalt niimoodi kiiresti mõtlesin, et noh, et nii võiks teha. Jah, nad ajavad kaasa siia ossa jeerum. Äge. Noh, siit poolt toimib paremini, see on nagu kallakuga ülespoole, näed. Tüübid panevad. No, laseme ühesõnaga nendel roomata sellest suuremast massist välja ja siis teeme võib-olla 1 korra veel selle saepuruga. Saepurust eemaldamist nagu, vaata, kuidas lähevad nunnud. Jõgi, kurat. Esimene ports, noh, põnev, kui asjast asja saab, on ja. Jaa. Ja mis siis välja mõtles, et putukad kätte saada, panin niisugused sillad. Näed, siin põgenejad panevad juba mööda seda ronivad, mõni paneb mööda seda serva ka, aga kehvasti. Aga näed, ronivad siit mööda neid sildasi välja, aga vaglad pole mitte ükski tulnud veel. Näed, seal pealt väiksed putukad panevad. Et äkki see toimib. Et siin põgenejad lähevad juba, kes siit sillastust ülesse tulid. Mul timelaps käis, ma ei saanud filmida. Ronivad siit mööda seda siia serva peale ja siit panevad alla need tüübid. Aga vaatame mõne parema momendi, kus mõni suurem on selle nii-öelda silla peal, et jah, vaglad huvitav mööda seda ei lähe, aga putukad üks hetk nad nagu avastavad selle. Natukene paremini panema, et nad saaksid sinna peale paremini. Aga need panevad jah, isegi paar tükki vist siin mööda seina ülesse. Aga näe, tulevad sealt. Näe, järgmine vend. Paneb siit üles ja sealt välja, et see ma ei pea neid üksaval nokkima, kuigi neid nagu väga palju ei ole ka, need suured saaks pintsettidega kättegi, neid väiksemaid on kehva nokkida. Aga noh, vaatame, kaua seda aega läheb, et need tüübid välja saavad, siit ma vist ei viitsi oodata, kuni kõik välja saavad niimoodi. Tuleb teha teistmoodi. Tundub vähemalt, et need putukad tahavad rohkem siia, noh, see on kallakuga allapoole praegu natukene. Putukad on tahtnud rohkem siia minna ja vaglad ronivad nagu rohkem kõrgemale, sest siin on nagu rohkem vakla ja teises on rohkem putukaid. Et võib-olla niimoodi ka veel proovida neid eraldada. Aga noh,
vaata, õpime ise, proovime, testime ja õpime. Siin võib vahepeal muidugi teha seda, et ma võtan selle resti, need tüübid on siin peal, ops, maha siit pealt, nad ei viitsi ronida ju, laiskvostid nagu nad on. No tule üks... Ei saanud näidata seda Kairitil jälle süda paha, ta ei kannata niisugust asja, aga siin on niisugune värk, et no ütleme nii, et elujõulisemad vennad on siit niikuinii ära kadunud, et selle ma viskan komposti ära. Las putukatega on mul üks mõte veel, kohe näitame, mis mõte mul nende putukatega on, kuidas kätte saab, aga kallame selle saepuru komposti. Eks me siis neid usse ka siit laagri ajaks proovime jälle kaevata, sest eelmine kord tegelikult siin mingi aeg ma vaatasin, siit juba tuli. Aga noh, nii, siin ei jäänud jah midagi palju. Aga nende ämbritega teeb nii, et kallab need ühe papi peale tagurpidi. Selles mõttes, et putukad on kiiremad vennad. Need panevad minema ja teeme veel ühe sorteeringu niimoodi nagu. Putukad on kiired vennad, ma ei viitsi oodata, kuni need laisad siin ronivad mööda seda resti. Et paneme siis teema. Proovime sellega ära, siin on rohkem putukaid, aga nüüd teab jah, et putukas läheb allapoole ja vagel läheb rohkem ülespoole. Et kallame siia. Noh, ja ma kujutan ette, et need tüübid panevad siit jooksu kiiresti. Ja see põgenemine käib. Võidujooks käib. Ehk siis, jah. Ossa jeerum. Kuule, see on parem variant isegi. Niimoodi saab nendest kiiremini lahti. Siin on mingid laibad ka, loodame, et see ei zombist elu järka. Nii. Jah, väga suur ports ei ole, aga no esimese saagi kohta ma arvan on hea. No siin on need mingid aeglased vennad ka, noh, need mõned vaglad on isegi kiiremad. Noh, okei, eks need viimased tuleb vist käsitsi välja sorteerida siis. Aga ma nüüd teen selle, et ma kallan need ämbri tagasi. Ja siis eks siis sorteerib need viimased aeglased satikad käsitsi välja. Aga mis teeb? Niimoodi. Ja siis saak ämbri tagasi. Või teeme selle teise variandi veel, võtta selle toruga. Nad läksid ju madalamale, nagu me saime aru. Putukad ja satikad läksid kõrgemale, ehk siis äkki õnnestub niimoodi veel. Vaatame korra, mis juhtub. Ma panen paberi ka alla igakseks. Et nad mööda ei lähe, see on kõik õppimise värk. Ei tea ju, kuidas nad tahavad, kuidas härrad eelistavad. Nii. Ja kui nüüd panna siia, vaatame, mis juhtuma hakkab, nüüd on natuke suurem kallak. Ops, need on nii suure kallaku peale, et nüüd tahavad juba alla vajuda kõik. Nii, mis toimuma hakkab? Nii, putukad panevad allapoole rohkem. Sutsu parema kallaku alla hoidma. Ei tea. Selle lõpu vist on mõistlik juba käsitsi sorteerida või siin on suur segadus, siin ei tea keegi, kuhu keegi läheb. Siin on veel mingi muumia. Ja. Kerukas. Ja juhtub. Nad on kõige rõvedad. Noh, ja nüüd on siis peaaegu lõplikult sorteeritud. Siin paar satikat on, aga las need olla vakladele seltsiks. Et jaa, nüüd loobib suure koguse särge homme, mis me laagris püüame ja siis saab neid juba rohkem. Aga minu nunnud, esimesed nunnud, mul on nii hea meel, et ma kutsun neid kohe vaifile. Nii kummardame tüüpidele nii minu esimesed nunnud, et teeme, võib-olla mõtlete, et Äll tegi juba hommikused mingid viinapitsid või asjad, ei teinud, täitsa kaine peaga tantsin siin vakladega, jah. Aga tegelikult esimese saagi puhul mul on nüüd üks mõte ka, et loosime siit nagu nii-öelda võitja ka, et üks tüüp peab nii-öelda sugu jätkama ju. Ehk siis vaatame, kus me ta paneme ta siia kasvuhoone äärde, et võtame niimoodi silmad kinni, siit siis ühe tüübi välja
Niimoodi. Siit ühe tüübi välja, nii. Ja saagu sinust siis suur ja tugev kärbes ja jäta meelde, kus sa sündisid ja mine uuesti munema siis varsti meile uusi järglasi tekitama. Nii, mine kõss. Lenda varsti minema uuesti munele. Nii. Aga mis siis veel? Et vakladega on nüüd tantsud tantsitud ja tuleb, vaatab siin üleval ka jälle vahepeal. Et Keir on siin juba tubli tööd teinud, jälle uuesti puhtaks kõik, sest vahepeal ju tekkis jõhkralt seda villajääki ja saepuru ja värki, kui me siin ju üleval toimetasime. Aga mis siis nüüd järgmine asi on, võtab need nii-öelda pealmised lauad ära. Need, mis siin peal on, alumised jätab. Et võimalikult lihtne oleks hiljem siis altpoolt seda katust, noh, lage teha, et me peame jätma need altpoolt alles praegu, sest et me, kes teab, millal seda esimest korrust hakkame tegema, aga me peame ise vahepeal elama kuskil, ehk siis teise korruse põrand tuleb valmis teha. Ja mis siin on, mul on üks nagu proovilaud juba ära võetud, siin on tehtud niisugust huvitavat asja, et noh, vahed on vahel niikuinii on ju, aga need vahed on topitud sammalt täis, vot mis värk on sooja pidamiseks veel ja selle laua all peaks siis olema nüüd juba altpoolt üles löödud noh, siis see vana mingi voodrilaud, laelaud. Et siit korstna juurest see betoon, selle ma lõhun ka mingi päev ära, aga selle laua esialgu vist jätab, siin ongi mingisugune toestus on kuidagi all, noh, mingid metalltalad, värgid, mis seda metalli hoiavad, et neid ma ei julge esialgu puutuda või vaatab, võtan ühe ära. Ühesõnaga, ma lähen hoopis muud asja tegema, Keir jääb siia ülesse neid laudu lahti kangutama, ma seda vaatan võib-olla ise hiljem, aga viskab aknast välja need ja need lähevad kõik kütteks, et need on niisugused, noh, need on, et neid ma materjalina kuskil vist ei kasuta enam. Ja noh, siis jälle raskust vähemaks nii-öelda siit, et siis see keskmine tala, mis on natuke lonti vajunud, äkki noh, see on vist jään niimoodi kaldu, ma ei tea, kas tõuseb ülesse poole tagasi natuke, võib-olla natukene ikka, ei tea, sest kogu see liiv ja värk ja asi, mis siin all oli, siin all ju midagi ju toeks ei olnud, alles siit, kust tuleb siis see, kuskilt siit see mingi vahesein, et siin on mingi post all, aga jah, kõik see osa siin mingi, ma ei tea, 5 meetrit või ju midagi all ei ole. Et äkki saab selle ka natukene ülespoole tagasi siis. Noh, eks paistab. Ja, sealt tulebki töömees. Aga okei, ma hakkan mingeid oma asju tegema. Mul on igast asjad pooleli, mis ma olen tahtnud kõik jõuda, aga ei ole jõudnud ja nüüd on hetk jälle vihmavaba. Et siin nüüd kogu aeg ainult sajab, siin ei saagi ju nagu olla, noh, midagi teha õues. Et ma kasutan seda hetke ära õues midagi teha. Ega ma kõike ei näita, kas ma üldse näitan, mis ma näitan, vaatame, kas on aega seal filmida või jämerdada, aga jah, hea küll. Noh, nii, olukord siin Pööningul on siis nii, et lauad tulevad, aga õhku siin all on siuksed isegi 30 centimeetrit laiad, võib-olla isegi jälle suts peale, noh, umbes 30 laiad, paksud siuksed, tummised, need ei saa öeldagi lauad, need on nagu brussid juba, mingi silma järgi vaatad, siuke 4 senti paksud, et need jätab küll alles, need ei lähe kütteks, on need pilpad, mis siit pealt tulevad, lähevad kütteks. Ka korralik materjal, sellega saab juba jälle midagi teha, et need jätame alles. Aga jah, hea küll, siin jääb nüüd jälle pausile üleval natukeseks ajaks see töö, et nüüd tuleb kolastuslaager vahele ja siis tõenäoliselt peab hakkama ikkagist edasi tegema seda väliköögile. Meil on see karbonpolüs, mitte karbon, vaid see, mis ta polukarbon, mis läheb sinna nii-öelda ümber, et suurema tuulega sisse ei tule, tuleb ümber panna, siis tahaks seinad krohvida sellel fibool, siis tahaks piirdelauad panna kämpsal ära ja värgid ja need plekid ja no igasuguseid asju ühesõnaga. Et õuetööd siis, kui ilm lubab ja siin jätkab, ei tea, eks siis ole näha. Aga noh, praegu kõik hea küll. Kerge magamakratid ja järgmist.